Tere, head seakasvatuse konverentsi osalejad! Mõned aastad tagasi käis meil Coopis külas Vahur Kersna, kes tegi telesaadet 100 aastat siia-sinna. Tema eesmärk oli uurida, kuidas Eesti inimesed 100 aastat tagasi sõid ning intervjueeris selle käigus meie tänaseks 90-aastaseks saanud Coopi muuseumi konsultanti Alfons Laari. Kui härra Kersna temalt küsis, mida inimesed sõid 100 aastat tagasi, vastas meie vanim kolleeg, et 100 aastat tagasi algasid kõik retseptid sõnadega. Kõigepealt võtke üks siga. Minu meelest kirjeldab see väga hästi seda, kui olulist rolli on sealiha mänginud meie toidulaual juba rohkem kui 100 aastat ning vaadates tänast tarbimist on sealiha jätkuvalt meie toidulaua üks olulisemaid komponente. Meie jaoks läheb Coopis ja mulle isiklikult samuti väga korda Eesti elu ja siinsete inimeste heaolu. Mistõttu me ei saa rääkida ainult sealihast, vaid peaksime rääkima just eestimaisest sealihast ja eestimaisest toidust üldse. Eestimaine toit võrdub minu ja paljude Coopi klientide jaoks just sellega, et ta on värskem meie laual, väiksemat jalajälge toidutranspordil võrreldes imporditud toiduga kaugete kilomeetrite tagant, oluliselt suuremat kindlustunnet toidujulgeolekus, kui peaksid korduma paari aasta tagused sündmused, kui paljud tarneahelad üle maailma sulgusid ning me pidime hakkama otsima uusi tootjaid kauba ostmiseks. Rohkem töökohti meie väikese majandusega riigis ja seda mitte ainult otseselt loomakasvatuses ning tootmisettevõtetes, vaid ka kõigis nendes ettevõtetes, mis pakuvad teenuseid meie toidutööstusele. Kui kohalikul toidutootmisel läheb hästi, kasvab võimalus ka oma toodangu eksportimiseks, mis omakorda toob ka riiki rohkem jõukust. Lõpuks toob eestimaine toit rohkem maksutulu ka riigile, tänu millele saame oma riiki üleval pidada. Maksutulu riigile ei tasu alahinnata. Sel kevadel tegime Coopis lihtsa arvutuse, mille tulemusel jõudsime järeldusele, et kui iga Eesti perekond ostaks ühes kuus 10 euro eest rohkem kodumaist toitu välismaise asemel, tooks see riigile makse sama palju juurde, kui oleks toonud varem kavandatav suhkrumaks. Kõik need põhjused on meie jaoks sedavõrd olulised, et just sellepärast me müüme Coopis põhimõtteliselt ainult 100% eestimaist värsket sealiha ning oleme seda julgustanud tegema ka kõiki oma konkurente. Sest kõigi jaoks, kes siin riigis elavad ja tegutsevad, peaks olema soov ja tahtmine kohalikku elu edasi viia. Lihtsaim viis seda teha on osta eestimaist toitu, sealhulgas loomulikult eestimaiseid sealihatooteid. Ma tänan kõiki teid, et te olete kõigi Eesti inimeste jaoks teinud võimalikuks ja hoidnud võimalust tarbida kodumaist sealiha ning just meie Coopi jaoks andnud läbi selle võimaluse müüa seda 100% eestimaisena. Tean, et olete kohe siirdumas lõunale, kus pakutakse just seda sama kodumaist sea ja samuti kalaliha. Soovin teile kõigile edukat konverentsi, head isu, lennukaid ideid, pikka plaani ja mõnusat päeva jätku. Aitäh teile!